Tere tulemast Eurossa Jussi! Saime täna siis oma esimese arve SPIM-teemalise tollideklarandilt siis teatise, kui palju me järgmise aasta veebruaris peame maksma selle aasta esimeses kvartalis toodud metallihunnikute eest. Ja ausalt öeldes ma sain kerge šoki. Ma mõtlesin, ma näen valesti, et mul ei ole prille ees. Ja see number oli 75 500 eurot esimese kvartali eest. Meil on 4 inimest tööl, 75 500 eurot. Ja see number on nagu nii suur, et meie ei ole mingisugune MTÜ, et loomulikult me nädalavahetusel nüüd hakkame krabinal muutma hindasid ja lükkame selle kõik edasi kliendi kraesse. Aga see tohutu ahnus, et see Euroopa Liit on sellest 20-30 aastat sellest teemast rääkinud ja nüüd, kui see on tehtud, nüüd see on nii lippadi-loppadi ja see protsent, kui me eelmine aasta tegime prognoosi, siis kõige mustem stsenaarium, siis nüüd on see korda 2 ja see ei ole mingi Kennedy või Trumpi või Delfi matemaatika, ei ole 50% rohkem, on 100% hullem see maks kui meie kõige mustem stsenaarium. Et tule taevas appi. Ja EU ei nimeta seda sellises võtmes, et see oleks nagu maks, ta nimetab seda nunnult süsinikukrediidi soetamine. Aga ma ei tea, kas ma peaks sellest ennast kuidagi paremini tundma, et sa võid ükskõik millise sõna mulina sinna juurde panna, sisu ei muutu, see on maks ja see tuleb maksta. Ja kui sa ei maksa, saad trahvi ja uut kaupa sadamast kätte ei saa, et seda saab lihtsalt tolli- ja maksuamet seal kinni hoida ja ta ei vabasta järgmist kaupa. See on imelihtne on siin põhja lasta. Ma usun, see peaks järgmine aasta päris palju platsi puhtamaks lööma, sest väga paljud ei ole veel aru saanud, et see raha tuleb reaalselt välja köhida, et siin mingit pääsu ei ole. Mind lihtsalt huvitab, kuidas nagu meie oleme need esimesed pioneerid, et kui mingi klõps Brüsselis käib, siis hops, kogu seaduse jõuga lükatakse sul see nuga pidemeni maksa, ja surgitakse seal. Ja siis see paks magu ametnik ütleb sulle, et mis sa pead siin mingit OÜ-d või? Mina ütlen sulle, kuidas värk on. Ja nii ongi, eks ta siis. Et nagu näha, siis ei ole nagu mingisugune automaks, et 5 sotti aastas maksad ära ja kogu lugu tehtud, hops. See maks võiks olla poole väiksem, kui oleks tootja andmed verifitseeritud. Hiinlastega suhtlesin, nad ütlesid, et ei ole verifitseerijaid, ega ei ole olemas ka verifitseerijate verifitseerijaid, aga verifitseeritatavaid on mustmiljon tükki. Nii et see aasta ma ei usu, et kedagi jõuaks ära verifitseerida, kuna see aasta on juba põhimõtteliselt läbi. Nii et siis, kui saame järgmine aasta verifitseeritud, siis on lootust, et see maks läheb pooleks. Aga samas kruvi hakatakse iga-aastaselt peale keerama, nii et see natuke offsetib seda. Ma parem ei julge ennustada, mis saab, sest kõik on nii ebaselge, et ja keegi ütles, et mis sa vingud seal, ära viirise, osta Euroopast ja ole vait. Ja selles suunas meid vaikselt lükatakse. Poliitika töötab, me ostame niigi väga palju Euroopast, aga ka need siis volüümikad kaubad tuleb osta Euroopast ja meil on juba alternatiivsed tehased olemas, me tegeleme sellega, aga ega mina ei virisegi. Ma usun, et kliendid kipuvad virisema, kes ütlevad, et aga ennem saime niukse hinnaga ja nüüd on selline hind. No nii ongi. Kõik asjad lähevad rämedalt kallimaks. Hetkeseisuga see maks, mis meile kraesse lükatakse, see on siuke 40-50% kauba hinnast, kauba ostu hinnast, ilma transpordi ja muude kuludeta. Tere tulemast Eurossa Jussi! Elame näeme, mis saab edasi. Töötame!